Aga on üks suur asi, mida ma pole teile salongi osas rääkinud. Ja nimelt, see on see, et me teeme ka oma barbershopi. Nimelt tuli meil selle majaga kaasa ka garaaž. Ja kuna iga kord sinna ei jaksa seda autot panna ja muidu see muutuks lihtsalt laohooneks või laoruumiks, siis lambist tuli pilti vaadates idee, et sellest võiks ehitada barbershopi. Mõõtsime asjad ära, panime täpse visiooni paika ja nüüd ongi vaja ainult ehitada. Ja kui sa oled barber, kes otsib tööd või tahad oma töökohta vahetada, siis palun väga, kirjuta mulle. Ja kui ma juba ehitamist mainisin, siis üks asi, mis äri tegemise puhul siis kaasas käib, on muidugi ehitus. Leidsime endale kohe ehitaja, kes hakkas kohe ka toimetama ja vaatame, kui kaugele on ta siis oma töödega jõudnud. Täna on 15. oktoober ja meil ametlikult hakkas ehitus pihta. Nagu näha, siin on tööriistad sees, veetorud asjad huugavad. Kui me läheme alla, ma andsin talle 10-30 võtnud, ma teelen 9 siia ja vaadake, nagu see oli juba 2 tunniga tehtud. Pomm, ukse see, mis meil siin plaan tuleb, on ju. See uks võetud. Ma ei tea, võib-olla nagu asjad ära võtmine on küll lihtsam, aga ta on näes nii. Siit on uks 2 ust võetud. Kuid see oli alles algus. Tuli teha uued seinad, elektriga toimetada, pesutoolide jaoks plate ehitada, see ära plaatida, seinad ära värvida ja igast miljon pisidetaili veel. Aga kuna ehitaja teab täpselt mida teha, siis saabki asjadega kiiremini valmis, et te juba varsti saaksite meie juurde külla tulla. Ja üks asi veel, kuna töötajad tuleb meil ikkagi omajagu, siis võtmemajandus tuleks täiesti crazy. Seega otsustasime Kelliga, et targem on lukk ära vahetada. Ja seepärast võtsime ühendust smartlukkude poistega, kes tulid ja paigaldasid meile nutiluku. Seda saab avada mugavalt äppis, PIN-koodiga, sõrmejäljega ja kiibiga. See säästab aega, peavalu ja mis on kõige tähtsam, see on kõigile mugav. Seega soovitan soojalt ja minge vaadake nende valikuid smartlukud.ee lehel. Ja mul on ausalt öeldes väga hea meel, et me kõike seda teeme real time, sest eelmise videoga tuli päris palju tagasisidet logo osas ja no see pani ikka normaalselt vurri käima. Ja mulle tundus, et ma ei tea, paljudele meeldis, paljudele ei meeldinud, paljud ei tahtnud kumbagi versiooni. Seega jäi mulje, et te tahate veel mingisuguseid variante. Ja kui teie küsite, siis mina ka deliverdan. Teie ees on siis mitu erinevat varianti uuest brändingust. Ja kui sa küsid, et Andrei, miks ma ei näe seda praegu, siis noh, video lõpus saad teada täpselt ja saad ka kaasa rääkida veel viimast korda, milline see bränding võiks olla. Aga mida veel oleks vaja siis salongi? Ilmselgelt tooteid. Nii et lähmegi nüüd Trade House'i ja valime välja tööks vajalikud asjad. Hakkan siis järjest võtma, siin on hästi nagu ära lahterdatud kõik asjad, et ma täpselt hakkangi järjest võtma. Siin on siis juba kohe need puhastusülid ja sussumussud ja kõik asjad, et meil on neid kindlasti ka vaja. Korv hakkab vaikselt täituma. Ja see ei ole lõpp veel. Siin on vaja juba teist käru. Vabandage proua, kas teil läks juba teine käru või? Ja nagu piinlik. Veed shoppas lihtsalt 2 käru täis. Trade House isegi TikTok trend lett. TikTokis midagi näed, mida kasutatakse, siis kõik on olemas tevasugustele siin. Aine? Jaa. Kõik siis on, jah? Palju? 188-449. 188-449. 1800. 2 käru. Lähme 2 käruga välja siis. Trade House shopatud küll. Tšau! Tšau! Vahepeal jõudsime tellida ka Orange Shopist kliendi ja pesutoole, nii et vaatame, millised nad välja näevad.
mõttes on mugav. Oota, sa tee igaks juks. Oota, ma tahan ka proovida. Tool nagu tool ikka. Ilus või? Ei ta on ilus ka, jah. Ja see vastupidav ka nüüd on. Ka piano oma. Mõnus materjal on. Materjal on küll mõnus, ma loodan, et... Nii, aga vaatame pesutooli ka või. Samasugust värvi nagu tool. Yeah. That's mine! Nii lahe! Ja need asjad kõik tulid siis Orange Shopist. Väga kiiresti kõik asjad toimetati kohale. Neljapäeval tegin tellimusi ja esmaspäeval juba toodi kohale. Aitäh Orange Shop. Väga ägedad asjad. Paneme toolid kokku nüüd äkki või? No lihtsalt vaadake seda tooli, kus te varsti istuma hakkate. Täiesti imeline. Samuti oleks vaja ka tehnikat, nii et liigume Euronixisse ja valime välja ka tehnika. Time to shop again. Siuke shopping mulle meeldib. Ühesõnaga Euronixis tegelikult nagu ikka kõik teavad, sest kõik on olemas. Vaatame telekat. Telekas tuleb meil puhketuppa, siis selline luksus tuleb töötajad, et nad saavad telekat vaadata. Meil oleks vaja mingisugune 65 äkki või? 65 välja. See on 65, see on ka suur natuke välja. Tegelikult on see, et meile piisaks siuksest ka. See on 43 tolli. Ma arvan, 65 jääb liiga suur, silmad lähevad kõigi taurpidi. Näe, 65-ne. Ma räägin, et see on liiga suur, aga kus sa tahad. Okei. Mulle meeldivad need leedid seal taga, mu kodus on. Need leedid muutuvad vastavalt pildile, mis nagu toimub, see ongi hea. Okei, siis on olemas, võtame selle. 65, ideaalne. Töötajad saavad siis nautida. Nii, järgmine asi, mis meil vaja on? Sa raudselt tuled ise ka nautima sinna. Andrei on iga päev salongis. Tere, mis siin tahaks kohvi? Ma olen kodus rahulikult, või seal salongis rahulikult istun jälle siis ja vaakin siin. Tööd ei tee, lihtsalt vaadab telekat salongis, meie puhketoas. Üks asi, mis minu praeguses stuudios ei ole, või no nüüd tegelikult on, aga aastaid pole olnud, pole kohvimasinad on. Ja nüüd on kohe esimesest päevast, et mul oleks kohvimasinad. Räigelt valikut ju. Minu arust nagu kohvimasinad alati, kui ma nagu vaatan, et siis nagu mul pea valutamas, nad tunduvad nii keerulised. Ja mulle tundub, et seal paistab üks. No kohvi, ma ütlen teile kohe, kohvimasin ei ole odav lõbu. Kõik on alates 5 sotist, no reaalselt ebareaalne. Sellepärast kõik selle presskannuga teevadki. Kalja. Oota, miks sa ütled kalja nagu? Kalja. Kalja, mis see tähendab? Kallis. Kallis. Nüüd ma saan aru. Jah. Niiva eesti keele tund on jälle. Valmistab ühe nupuvajutusega americano, kahve, latte, cappuccino. No minu jaoks on põhiline see, et oleks americano. Mulle tundub, et see on täitsa hea ju. Ja siin on puutekas ka on ju. Saab valida omale vastama kohvi kõigi maitse järgi. Okei, tahi. Läheb see. Lukus. Mikrokad. Mikroon. Ma arvan, mikro on üks geniaalsemaid leevitusi maailmas. Vaata seda kõige olulisem muidugi see uksetõmme ka. Või uksepull. See peab olema satisfying. Eriti lihtsaks tehtud. Näitsa lõbus isegi. Potato, pasta, pizza, popcorn, vegetable. Kuule, see on päris okei hinnaga ka. Paneme sellega lukku siis. Läheb köögiga kokku valget värvi. Ja meil on valget värvi köök ka siis. Väga hea. Mikroon olemas. Ivkin, mikroon, mis tähendab? Mikroon, no. Nagu tegelikult väga paljud juba teavad, siis Kelly on väga suur koristusfriik. Nii et me oleme nagu täiesti õiges sektsioonis. Ehk siis nüüd peame välja valima endale tolmuimeja ja robot-tolmuimeja, sest et robot lihtsalt meie kodus käib mingisugune 24/7. No 4 korda päevas ikka käib, jah? Ja kindlasti salongis on seda vaja, nii et hakkame valima. Vaat seda süsteemi, no mis asi see on? Meil on see kodus. That's correct. Papsil vist on see. Aga neil ei ole seda. Mis see on? Oh, wow. See läheb... Ilus see on.
see läheks kokku. See on veega, vaata, et siia ühte paned sa puhta vee, teise paned sa musta vee ja siis see puhastab niimoodi ja siis seda ei pea kogu aeg puhastama ka, sest see tõmbab ise siia ja siis mingi aja taga. Mul ei olegi töötajat vaja siia kõrvale töödest, täid kõik ära. Selle roboti võime ma pigem paneks nagu alla korrusele ja see oleks siis nagu üleval korrusel. Kas see töötab ka või? Koristaja olemas või? Okei, aga siis... Ma arvan, ma leidsin oma lemmiku välimuse poolest. Roboti või? Roboti. Seda meil on ka vaja selle... Ja vaata, see on ilus. Detailid ja... Dream. Davai, ega robot-tolmu ei vaja ka, odav lõbu ei ole. Saata. Kui naisele meeldib, siis nagu öeldakse, peab võtma. Lukus! Järgmine. Minu järgmine lemmikteema, pesu pesemine. Meil on pesumasinat ja kuivatit salongi ka vaja, sest et seal ikka suht tihti tuleb asju pesta, kogu aeg mingi asi läheb sitaseks, et siis on see, et on olemas pesumasina ja kuivati võimalus. Kodus meil on need. Kodus on päris, see Hisense jama suht aus on, ütlen ausalt, see on nagu AI mingi asi on ka juba sees, vaata, siis saad telefoniga ühendada, saad sealt siis isegi käima panna minu arust. See on kuivatiled üldiselt pesumasin alla, aga need mõlemad täpselt samasugused ja siis nad on ühendatud, see mulle meeldib. Nii, mis siin veel on? Siin on veel ka Hisense jama. Aga see ei ole touchscreen. No, mul on olnud vahepeal selle touchscreeniga nii ja naa, et aga mind väga nagu vahet ei ole. Mis me siis lõpuks valime, kas sellise, saad ise natuke timmida, vaata, ei ole nagu full puutetundlik või ikka nagu täitsa puutetundlik? Ma arvan, et see on võib-olla tööstuslikus ruumis natukene etem. Et siis ei lähe nii palju need nupukesed võib-olla sassi ja... Okei, ära rääkisid. Lukus. Hästi. Meil on vaja ka külmkappi, aga ma ei tea, kui suur ekspert sa külmkappides oled. Mina? Kõige halvem ei ole, aga ma arvan, et me leiame kellegi, kes on natukene... Mina ei tea mitte midagi. Küsime abi, jah? Ai, Kristjan, kuule, me ei tea mitte midagi külmikutest. Palun seleta, mis erinevus siin on ja mida me võiks võib-olla valida? Valikut on selles suhtes väga palju, erinevad värvid, erinevad kõrgused. Ütleme, praegu me oleme siin nende kõige suuremate juures, et kui me siit natuke edasi läheme, siis hinnaklass on ka muidugi väga erinev. Sellest tulenevad igasugused erinevad lisafunktsioonid. Meil ideaalis ütlen kohe, et meil oleks vaja valget. Valget, jah. Köök on valge, et siis see sobiks väga kenasti. Aga lähme vaatame siit. Kas teil oleks vaja integreeritud või mitte? Meil vist on mitte sisse integreeritud. Need on nüüd 180-sed siuksed, nad ei ole nüüd kõige suuremad, see nagu on okei. Ma arvan, et see on okei. Ja võiks olla sügav külm ka. Jah, aga lähme vaatame natuke edasi. Siin nurga peal on üks süke tegelikult täitsa asjalik masin. Hinnaklassis, ei ole väga kallis. See mulle meeldib. Jah, see meile meeldib. Üks asi, mis on väga oluline külmkapi puhul tänapäeval, automaatne sulatus. Et ei peaks ise hakkama seda tegema. Selle masina puhul on põlemal. Nendel masinatel tegelikult nüüd on niimoodi, et siin nüüd on total no frost. Ehk siis jääd ega midagi sükest üldse ei teki. Siia siis nagu taha seda kondentsi asja. Ja sügavkülma samamoodi. Sellel on nüüd ka topelt tagasein. Mul endal on juhtunud hapukorrapakk. Läheb vastu tagaseina, ta läheb jäässe. Sest tagasein ja kõik külm. See topeltsein hoiab selle ära, sest ta ei lähe vastu seda külma keha täielikult. Ja see ei ole nii külm ja siis seda ei... Ta on nagu lihtne, ta ei ole nagu täpselt võib-olla meil liiga kõrget ei ole vaja ka, see on täpselt 80, väga aus. Ühesõnaga, võtame selle. Korras jälle. Lukus. Järgmine asi. Nõudepesumasinat on ka meil vaja ja see on ka jälle selline asi, millest me nagu väga ei saa midagi aru. Praegu on üpris hea pakkumisega siin see Hisense nõudepesumasin. Ma saan aru, et täitsid suurt 60-st. Ja integreeritavat. Just. Et integreeritav, miks ta praegu näeb tegelikult kole välja nagu poolik masin. See on sellepärast, et see ongi integreeritav, plaat läheb siia ette. Täpselt nii ongi. Lahti käib jah, et natuke raskelt, aga kui nüüd sisse vaadata, siis on ikka siia kakse vahend. Mis selle masina puhul tegelikult päris hea on,
on see, et üks asi, siin on pudelihoidik. Seal on siuke pesukoht, ehk siis kui siia saab panna niimoodi pudeli tagurpidi sisse ja saab näiteks pudelit puhtaks Stanley't saab pesta. Siin on ka siuksed kummised, need on nagu klaaside jaoks, aga siin on kummised siuksed jalad, need on pokaalide jaoks, hoiab pokaali paremini paigal. On need kummist need, pluss siin all on veel ka, et kui panna pokaali siit niimoodi püsti, siis siit hoiab ilusti ja hoiab turvalisemalt seda pokaali kinni. Ja siis üleval, see on nagu tänapäeval standard, et see ülemine sahtel on alati nugade kahvlite jaoks. Selle masina puhul on lahe see, et saab võtta lühemaks. Et kui alumine keskmine sahtel üles tõsta, siis saab ikkagi ka pikemaid pokaale või asju nagu panna ühele poole. Ei, reaalselt mingi 6-7 aastaga muutuvad asjad totaalselt. Jah, see areng võiks asjadest toimub. Tahad seda või? Jaa. Võtame seda siis. Mis see maksab? See on hetkel 629,99 siis. Sobib. Võtame ära. Davai, siis see läheb ka ja vot. Põhiliselt asjad on olemas, asju sai palju, väga palju. Ja siis nüüd ongi, peamegi siis kuidagi need kõik koju ka saama. Mitte koju, vaid salongi. See on tegelikult, see on nagu kodu, olgem ausad. See on kodu, salong on kodu. Aga lihtsalt vaata, me tellisime nii palju asju, sest meil lihtsalt kõik enam nagu peale ei mahu. Ja siis tegelikult ongi hea, et nüüd võtame, me saame praegu kohvimasina, võtame ära. Saame kohe katsetada. Selle saame kohe paneme selle agu alla, vaata. Ja siis teised asjad tulevad siis Euronixi bussiga, kusjuures esmaspäevast pühapäevani 9-7-ni. Toovad ise ära, vaata. Saavad paigaldusega ka aidata. Väga aus. Nii et see tuleb siis Euronixi bussiga, see tuleb natuke hiljem, aga praegu võtame kohvimasina ära. Nii, Kristjan. Nii, kohvimasin. Kuule, väga vahva. Aitäh. Aga siis me nüüd lähme naudime kohvimasinat ja siis muid asju natuke hiljem. Nägemist. Ja nüüd, kui kõik need tooted on olemas, siis ma näitan teile, mis on need valikud brändingust. Andke kommentaariumis teada, mis variant sobib teile kõige paremini. Nüüd on tõesti valikud natuke rohkem ja natuke igast stiilist. Enne kui keegi midagi ütlema hakkab, et teil on ikkagi logo või mingit märki vaja, siis see polnud meie soov, vaid pigem oligi rohkem selline fondipõhine tekst. Et kui kunagi oleks vaja kuskil mujal toodete peal seda kasutada, siis see sobiks kõigele. Seega on ülioluline, et te veel jätaks meile kommentaariumisse teada, kas esimene, teine, 3., 4. või 5. valik, sest nüüd on tõesti viimane aeg see bränding ära valida ja liikuda asjadega edasi. Ärge unustage meid Instas followda @zeestuudio ja järgmisel nädalal saate juba teada, kuidas meie juurde külla tulla. Nii et kui sul oli plaan juuksurisse minna, siis sa pead natuke ootama.